6. käik. Ikka grill, 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 ikka hea hind. Ikka grill, 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 ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. Ja tervist. Oleme siis kokku tulnud meie sellisesse saatesse nagu 6. käik ja põhjus loomulikult see, et umbes tund tagasi sai läbi seekordne Sardiinia ralli. Sai see läbi nii, et Sebastian Ogier võttis võidu, edestas ta lõpuks Ott Tänakult 7,9 sekundiga ja kolmas oli Rovanpera 5,5 ja edasi seal ülejäänud mehed tulid juba 5 minuti kaotusega või rohkem. Ehk tegelikult see 2 mehe suur ralli oli ja eks seda peame siin alustama ikkagi sellest Ogier Tänaku võitlusest, mis siin see kõige parem osa oli. Ja siis võibolla saate teises pooles paneme natuke hindeid ja kui jumal annab, siis võibolla saame Kaspar Ruusi ka saate teises pooles telefoni otsa, aga tema loomulikult seal hetkel püüab Tänakut ja teisi eestlasi ja võtab sealt oma sõnadega asja kokku, aga seekord siis Delfi stuudios on mina Igor Aljurand ja aga minu vastas on seekord tühjust, sest et taas juhtus nii, et Roland Poom otsustas, et ta ei viitsi. Peale seda, et kui eile sõitis 800 kilomeetrit, siis sain aru, et viskas autosid koppa ette ja otsustasid koju jääda. Tere minu poolt ka. No ma loodan, et see kvaliteet aega kannata, aga see järjekordselt kahjuks nii siiber oli sellest autosõidust ja panna 4. päeva sellist kilometraaži. Ma täitsa ausalt ütlen jälle, et lihtsalt ei viitsinud ja kui eile sain mainitud, et täna hommikul sõitsus pidi mul ka 3-tunnine jalgrattatrenn tulema, siis ka seda, et ma ei suutnud ära teha ja ma pean selle täna õhtul ära tegema. Ei. Ma ütlesin, et tule sõida siia. Ja ei viitsi, vaata. Aga... Laiskus. Aga olgem ausad, väga metsikuks võidusõiduks täna tegelikult ei läinud, sellepärast, et päeva esimesel katsel tulid päevale vastu Ogier ja Tänak sellise 10-sekundilise vahega, siis Ogier selle esimese pika kiiruskatsega tõmmas seal Tänakule, edestas 5 sekundiga ja Tänak ütles ka, et näed, selle autoga pole midagi teha. Aga üllatus, punktikatsel läks ärevaks, võtta nüüd näpust. Ogier tegi ikkagi sellise plöhmerdas natukene, et seal tõmmas sõna otsa mõttes sõitis puusse, aga see kurv oli nii aedlane, et sealt sai kiiresti välja ja tegelikult masina sirgeks, et päris omamoodi juhtum, et ega siin oli see punktikatse esimesel läbimisel käis ka Ogier 2 rattaga teelt väljas peale hüpet, et sellised väiksed ärevaid momente oli, aga lõppkokkuvõttes oli Ogier ikkagi see mees, kes kuidagi kõigest sellest jamast tuli puhta nahaga läbi. No ja ikkagi pühapäeval mingisuguseid väikseid momente Ogieri poolt nägema hakkasime, aga tõesti need olid nagu niivõrd pisikesed, et suurt tulemust ei rikkunud. No võtaks võib-olla selle Power Stage'i kõigepealt, et vaikne koht, aeglane kurv ja ma ei tea, ta vist ise ka mainis, et tegelikult rööbas ja ta võttis kinni, korraks oli hetk, kus ei saanud autot keerama ja et oleks võinud ära klattida olukorra, aga kuna hoog oli nii vähe ja näha oli, et nagu otsest traagikat sellest ei ole, kui ta teeb stoppi, tagurdab, seda teeb edasi, siis selle kasuks otsustas. No tõenäoliselt ma arvan, et see otsus oli mõistlikum, et see asi nii lahendada, kuna ta teadis ka, et tal on ajaline puffer piisavalt olemas. Et ta sai seda teha, nii et aga väike selline ärevushoog ikka siia Power Stage'i, et kui midagi sellist juhtub, et see vahe teise kohaga ei olnud ka, ma ei tea, me ei räägi siin poolest minutist või rohkemast, et iga selline väike viga tegelikult oligi see, mida ainult vaja oligi. Aga kahjuks ikkagi Otil oli see circa 10-15 sekundit, mis ta andis ka eile ära. See tegelikult tähendaski praegu seda, et see üks väike viga oleks võinud olla see hetk, kui Ott oleks taaskord tulnud ja võtnud tänu sellele võidu. Aga see ajavahe oli juba kärisenud liiga pikaks, et see tänane päev oli Otil selline jälle nagu ülikeeruline, nagu ta ise ütles, et nagu jälle esimest korda iga hommik, et nagu esimest korda sõidaks selle Hyundai'ga. Mis on natukene omamoodi, kui me räägime üldse sellest, võtame siis punktikatsest, et just kui eks ole Ogier ja Ogier ja Tänak see on suur võitlus, Ogier sai 28 punkti, Tänak 24, aga tegelikult punktide arvestuses sättis Rovanpera 25-ga ennast 2 mehe vahele. Et tegelikult see Rovanpera punktikatse, see oli ju selline seljavõit sõna otseses mõttes, et ta edestas järgmist 8 sekundiga
et nagu kui soomlane ütles eile, et ta sai nagu masina täppa, siis hoidis ja siis tuli ja pani. Ja no loomulikult Kalle Roompere on muidugi Power Stage'ide kuningas ka minu meelest, et kui me siin selle aasta mingisugused rallid, kus tal ilma hübriidita auto ei sobinud ja siis ei sobinud Hankoki ref, siis tegelikult välja arvatud need rallid, ta on ikkagi täielik Power Stage'ide kuningas olnud, et kui sa panustad Roompere Power Stage'i võidu peale, siis tõenäoliselt sa oled nagu täkkesse juba pannud. Aga no punktisüsteem, no ma isegi, ega Kalle ja Oti vahe vist punktidena oli enne rallit juba päris tihe, et vahe oli väga väikene, et no nüüd Kalle nüüd küll eest ära ei saanud, et pigem siis Kalle sai natukene eest ära, aga no mis me oskame öelda, et selles mõttes ma arvan Kalle poolt ka, kui me kogu rallit tervikuna vaatame, siis ta tegi ikkagi ulmeliselt head tööd, et kui me seda statistikat just vaatasime, siis tal oli üks poodium vist üle-eelmisest aastast ja see oli ka vihmaga sõidetud, kui ta startis esimesena, oli ka 3. koht tal, et tegelikult täna ta neljapäeval startis siis teisena oli, ja teisena startides Sardiinias lõpetada ralli 3. See tundub tegelikult täitsa selline uskumatu töö, väga hea töö, et see kaotus ei ole ka nagu liiga suur Sardiinia kohta, et 50 sekundit võitele Sardiinias teisena startides ei ole midagi väga hullu. No selle päeva võib-olla rikkus ära mõnes mõttes, jutumärkides päeva esimene San Giacomo Plebi 25 kilomeetrini katse, et olime ausad, seal olid sellised päris suured vahed tekkisid kohe, et seal Osie Tänatu vahel 5 sekundit, see oli veel okei, Rovanpera oli juba 11, Evans 24, Vilge 34, Tatsuta 46, et need vahed olid nii suured, et selline hull punkti ja pühapäeva arvestuse pinge kadus ikkagi mõnes mõttes päris ruttu ära, et justkui oli täna vähe sõita, aga 25 kilomeetriga peaaegu näisid olevat asjad üsna selged. Ja nõus selles mõttes tundus tegelikult kohe, et pühapäev on tehtud, et meil on nagu jõuvahekorrad kohe selged, et sellised vahed on, et kui sellised vahed on juba esimesel katsel, siis tõenäoliselt kogu päeva vältel need vahed säilivad suurusjärgus samad. Aga veel esimese katse kohta täna hommikul pigem jälle oli see ka selline, ikka kui sa ütlesid Ožeeri ja Tänaku vahe 4,5, et see on normaalne, aga tegelikult ikkagi, ma arvan, üllatas negatiivselt see, et kuidagi ikka oli see väike lootus sees, et võib-olla me suudame vähemalt nulli sõita ennast ja hoida mingit võimalust elus, et selles mõttes ka tegelikult, kui praegu arvestada, et oleks olnud auto hea, kui Ott oleks rahul, siis nulli sõites kuni Power Stage'ini, siis tegelikult see Ožeeri viga oleks olnud see, mis oleks talle koha maksnud. Et sellest on tegelikult täitsa kahju, et täna kuidagi seda autot, selle autoga niimoodi sõitma ei saadud. Tegelikult ma natuke parandan ennast, et tegelikult ei olegi selle autoga vist sõitma saadud otseselt, et lihtsalt kui need head ajad on, siis see on tegelikult üle piiride sõitmine. Jaa, aga teeme nii, et lähme punkti tabeli põhjal, et mis MM-sarja üldseis on ja siis anname igale mehele rallis punktid ja räägime, mis sealt meelde jäi, et teeks selliste vanade head hindesüsteemi, et vana hea 5 väga hea, 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav, 1 täiesti põrumine. Et MM-sarja üldliider on Elfin Evans, tema siis sai rallilt 4. koha, pühapäeval ka 4. ja punktikatsel 5. Aga mis see põnev osa sellest on, et tegelikult kui ta siin vahepeal juhtis 42 punktiga järgmist meest, siis tegelikult nüüd on esimesed 5 meest on 25 punkti sees, et tegelikult see on selle Rovanpera Tänaku ikkagi endale päris sinna tuulde lastnud, et ega see Evans, ainus hea asi oli see 4. koht, et tuli ralli puhtalt läbi, aga tegelikult see pühapäev võib-olla oleks oodanud natuke rohkemat, et samamoodi sellelt punktikatselt, et oleks võinud ju natukene selline nõks, mõned silmad ikkagi rohkem pähe saada. Ja, igati nõus. Kõigepealt punkti vahe, siis see 25, nagu sa ütlesid, on vahe,
esinelik on, see on Tänak on 25, et seal Ogier on 19 ja Rall on 20, et lihtsalt 4 meest on 25 sees, et oli see, et... Ja ühesõnaga, mis ma punkti kohta, ega tegelikult see ongi ju üks ralli. Kui suur tõenäosus on, et ühe ralli sa teed sellise nulli või minimaalsete punktidega ala mingi 5-6 punkti. See on väga tõenäoline tegelikult, et igal sõitel see üks ralli kalendri peale hooajal tuleb. Ja mitte üsnagi tõenäoline, et tavaliselt pigem see kipub olema reegel. Et reegleid vahel ikka murtakse, nagu ka Neville eelmine aasta, aga nii ta kipub olema. No selles mõttes, et see võib tähendada, et see hooaeg ühel hetkel võib väga põnevaks minna, kui seal on, kui Evans kuskil teeb sellise päris nulliringi või sellise väikeste punktidega ralli, siis on nagu põnevamaid hooaegas võib-olla ees. Ei ta on, ma ütlen, et ta on raheralliga on 23 punkti ära andnud, et ja 19 on veel alles. Et selles mõttes on ikka andnud ja kui me teeme siin Kreeka lahti, Kreeka siin naasis kalendrisse nüüd 2022 äkki ja peale seda 2021, siis 4 aasta jooksul on 2 katkestamist Evansil, 1 6 koht ja siis 2023. aastal tuli teisena finišisse, et pole ajalooliselt selline ralli, kus Evans oleks väga häid tulemusi saanud, et ses plaanis kuidagi on läinud kuidagi ärevaks see asi, et saan aru, et see esimesena tee puhastamine, kõik need jutud, aga see just pühapäeval oleks oodanud rohkem, et see on see koht, et kus nagu on sinu aeg, et sul on stardikoht hea, mine põrutada, pigem Evans oli ikkagi see, et ma lähen võtan need punktid kindla peale. Natuke seda Neville'i eelmise aasta lähenemist, aga ma ei tea, kas see on võib-olla natuke liiga ettevaatlik on see asi ikka. Ja pigem ma olen seda meelt, et kuidas siis Ogier on alati esimesena startides head punktid tihti peale ikkagi ära võtad, pigem see on selline reegel, et ta ikkagi alati sai oma head punktid kätte. Et oli loomulikult Power Stage'i punktid, mida ta suutis alati võtta. Ja teine oli see, et kui sul on need rallid, kus sa pead puhastama, siis ülejäänud rallidel sa pead tegema nagu filigraanset tööd. Mida siis tegelikult Evans ikkagi ju ei tee, et Evans ikkagi ei ole see võidu peale sõiti alati, et ta võib küll seal poodiumi heituses olla, aga mitte alati võidu peale sõita. No Ogier või Sebastianid on ikkagi suutnud alati teistel rallidel olla esikoha konkurentsis sees. Et kui nüüd on olukord, kus sa sõidad stabiilselt, korjad alati punktid ja siis on need puhastamisrallid, kus sa kaotad oma punktid, siis juhtubki see, et see teine pool kalendrist hakkad sa tegelikult nullist pihta ja kõik su edu on maha mängitud. Aga räägime Evansist siis üldiselt hinde mõttes, siis tegelikult ma isegi oleks talle 4 ära andnud. Lihtsalt sellepärast, et ta tegi oma parima, mida ta oskas selles olukorras ja 4. koht on tegelikult esimesena startides täiesti okei. Aga kuna see pühapäev, kuna pühapäev ikkagi suht kehv oli, siis paneme sinna miinuse, et ma vist päris 3 ei tahaks anda, aga 4 tõmbame sellise maru pika miinuse sinna järgi lihtsalt. Et oli pigem hea ralli kui rahuldav ralli. No minu poolest, sina oled ekspert, mina olen lihtne saatejuht teilast. Vaatame statistikat, et ma arvan täiesti okei ralli. Ma ei saa öelda, et hea ralli, aga ütleme siis hea ja väikse miinusega. Üks MM-sarja teine mees, Sebastian Ogier, kui Evansil oli 133 punkti, siis Sebastian Ogier 114 võitis ralli, liiklus ka pühapäeva maksimumpunktide suunas, et näis, et need on päris kotist all, aga lõpuks selle puu teelt väljas käimisiga langes pühapäeva arvestuses 3. punktikatselt 0, ehk siis 28 punkti, ehk ikka kõige rohkem, aga ikkagi väga hea ralli, eks ole, et oli selle ralli kõige, ütleme, kindlam mees. Võib-olla Tänak seal punases sõites oli hooti kiirem, aga kõige kindlam ja parem mees oli ikka Ogier, et see nagu Tänak tiiti see ralli lõppeks, et see Toyota pakett nii-öelda siis, et pakett Ogierst ja Toyotast on hetkel lihtsalt sipa parem nendes oludes. No igal juhul on, et Barn Toyota on ennast tõestanud igal pinnasel põhimõtteliselt ja rasketel rallidel, lihtsamatel rallidel, et see auto kestab ja seda näitas ka Toyota Rally 2 auto, et see auto kestab. Et igal juhul tehnika on hea ja Ogier on ikkagi tasemel. Mitte küll, ma arvan, tänaseks enam mitte kõikidel rallidel, aga see Sardiinia oli kindlasti ralli, kus ta oli tasemel, et selline keeruline kogemuse pealt kindlasti, et sõita on vaja kogemuse pealt siin.
ülitugev ralli ja et ta ikkagi selle võitluse eile keeras enda kasuks ja tegelikult läbi nende päevade üldse üliteadlikult refi manageerimine ülitugevalt tehtud, siis noh, 28 punkti, 5+ ei saa anda, aga 5 ja ma ei tea, 5 ikka välja teeninud, et maksimumis 2 punkti vähem ainult. Ja, et olge ausad, ega see Latval ütles ka, et Ogier siin pühapäeval ei lähe hullu ajama, et tema ülesanne või eesmärk on ralli võitu, et siin seda pühapäevast asja tegelikult võib-olla jõudis kohale, ralli võit sai katusele ronida, see oligi tema eesmärk, et kõik need pühapäevased asjad olidki sekundaarne. Et oleks see mõni teine mees pühapäeval niimoodi mökerdanud natukene, siis võib-olla oleks see rohkem lahutanud, aga Ogier tuli rallit võitma, võitis ralli, see on 5. Absoluutselt. MM-sarja 3. mees Kalle Rovanper 113 punkti, ehk siis Evans siis 20 punkti kaugusel. Ralli 3. pühapäeva arvestuse võitja, punktikatse võitja, et selline natukene kahe näoga ralli, eks ole, et esimest, et ühest küljest nagu võttis maksimumi välja, aga teine sealt nagu reedelt ja laupäevast nagu midagi, liialt hõisata ka ei saa, eks ole, et ta oligi selline, ei teinud mitte midagi meelde jäävat, aga eks tema jaoks oli peamine see, et tuli selle endale mitte meeldiva ralli ikkagi läbi lõpuks muredetta. Ja igati nõus ja nagu ma enne ka rääkisin, siis startida teisena ja võtta 3. koht, olla pühapäeva kiireim, et see ei olnud ilmselt ju see, mida me oleks oodanud, et me ka ennustuses tegelikult Rovanper oli meil sellise 2. koha peal alati ja ma arvan mitte ainult meil, vaid ka tegelikult päris suurel osal enamusest rallifännidest. Siin mingid lollid mehed, ma mäletan, ennustasid siin Jundele kolmikvõitu näiteks mina. et lõppvõttes oleks tänat katkestanud, siis oleks Toyota võtnud kuuikvõidu. Solberg oli ka kuskil täitsa hull, et see tänat selles mõttes hoidis muu maailma lippu ikka kõrgel. No aga mida me ütlesime lisaks oli see, et kui üldse kuskil, siis Sardiinias ja tegelikult ju seda kõik ju näitas, et see on tehtav. Et see oligi tehtav lihtsalt kahjuks mõlemad sõitjad, teised sisuliselt ikkagi mõlemad oma süü läbi selle ralli ära maha mängisid, et nii ta on. Ott enneks kandis seda meeskonda. Aga Rovanperel paneme siis mingi hinde. Ütleme, et ei tahaks panna, et on siin kehv või rahuldav ralli. Ta on üle selle, sest me peame arvestama seda, et see ei ole ta meelisralli, aga ikkagi olla kuigi palju võitludes sees, üritada hakkama saada ja ikkagi pühapäeva kiirem olla. No 4 on vast ära teeninud. Ma ütleks, et ta ikkagi parem kui Evans, et 4+. Ma isegi mõtlesin võib-olla panna 5-, et paremuselt teise punktid siit rallilt, teisena startides. Seda just. Ja et selles mõttes, et punktid, et kohameistes, et see miinus on see, et laupäeval oli kehv, et ta reedel võttis maksimumi välja, pühapäeval maksimumi, laupäeval oli kehv, anname väikse miinus, aga paremuselt teise punktid tipp-top. Ott Tänak paremuselt rallil teine mees selgelt oli siis ralli teine, pühapäeva teine ja punktikatse 3. Kokku tähendab see 24 punkti ja MM-sarjas üleüldse on tal 108 ehk Evansist 25 ja Kalle Rovanperest 5 maas. Ei ole üldse arvestades, mis seis siin vahepeal või ma ei tea, mäletad seda Kanaaride ralli, see tundub nagu ammu, eks ole. Siis oli juba selline, et ajab nutma tuduse hooaeg. Nüüd vaatad, ei ole midagi, et Eesti ja Soome alles tulemas, Kreeka võiks ka sobida, et tipp-top, et mis peamine, et auto pidas vastu, et tegelikult arvestades seda, kui palju see eestlane kuuma andis, ta ikkagi reaalselt üritas ikkagi ju rallit võita. Ei olnud seda, et tulen teisel kohal läbi. Ja see masin, Tänak ei teinud ühtedegi apsu, silmnähtavat on ju, mida me teaks, ja masin pidas vastu, et selles mõttes, et kõike seda arvestades tipp-top. Jaa, loomulikult, et me rääkisime tegelikult neljapäeval palju sellest, et Ott on kindlasti puhta sõiduga kõige kiirem mees. Aga see puhast sõit tähendab pigem siis ka seda, et ta on nagu rahul oma tehnikaga, on ju.
et ma jätkuvalt arvan seda, et on tegelikult kogu sellest satsist oleks seal Sardiinias kõige kiirem mees, aga kahjuks selle Hyundai'ga ei ole kõikides oludes ikkagi sõitma saadud. Et kui ta võitleb, siis ta ikkagi võitleb nagu rajult ja ta võitleb, üritab ja proovib. Aga lihtsalt mingid hetked on, kui ei ole reaalselt võimalik vastu saada Toyotale ja Ogieri kombole näiteks. Et no minu meelest ikkagi müts maha, et ta seda võitlust pidas eile. Ja kahju on sellest 15 sekundist, mis siis tegelikult oli tehniline probleem ja rehvi purunemine, et kui võtame selle rehvi purunemisegi maha 5 sekundit umbes, siis tegelikult ei tehnilise probleemi taha selle ralli võit 2,1 sekundiga põhimõtteliselt, et jah. Et ma võin, et selline kogu rallist võiks 5 anda isegi võib-olla, aga ma arvan, et see punktikatsel Neville'il alla jäämine, et see vist on see, võib väikse miinuse taha panna, et 1 punkt jäi sinna. Et noh, et ta vist... ma tahtsin ka öelda, et iga juhul on ta välja teeninud 5 küll, et ta nagu proovis. Aga punkti katse eest väikse miinuse, natuke peab kriitikat ka ikka olema, et siis selle eest paneme ikka miinuse, et meeskonnakaaslasest oleks võinud olla kiirem see sekundi. Aga no huvitav oli muidugi see, et oligi, et tegelikult Tänatul ei saanudki teada, kahjuks ei küsitud, et Tänat oli üks meestest, kes ei saanud, kel polnud 4 pehmet alles enam selleks punktikatseks, et teised panid siin 4 pehmena, tal oli see üks kõva, et mine sa tea, palju see nagu seal mängis, aga kui ma nüüd aju töötab õigesti, siis Neville oli sama asi, et see ei ole muidugi vabandus, et Hyundai'd olid niimoodi arvestanud, et ei ole pehmeid alles, et naljakas või kummaline. Jah, et eks see rehvi strateegia on, vaata, kui millegiga peab proovima erineda, et eks see tihti nii on, et meeskonnade vahel tehakse mingisuguseid erinevaid rehvi strateegiaid, et aga kas ta lõpuks mängis rolli või mängida, ega seda ei tea. Jaa. MM-sarja 5. mees, valitse maailmameister Thierry Neville, tema sai siis reedel katkestas ehk rallis 0 punkti, pühapäeva arvestuses 5 ehk 1 punkt ja punktikatse teine ehk 4, kokku 5, kokku on tal 83 punkti ehk vahe, temal on ainuüksi Tänatud 25, rääkimata Evansist ja asjadest, et Evansiga on juba 50. Et oli see ralli, kus läks vaja tulemust, aga tulemust ei tulnud ja pühapäeva oli ka võimatu, pühapäeval ei suutnud, et 10 punkti oli laual, sai 5, et ei suutnud seal ka rivist vett välja pigistada. Pane mis kohe kõigepealt hind ära. Pane. Ilus selline koolipoisi 2 selleks indeks ja selle pärast ei pane 2 kehvemat, sest siin on mõni mees, kes pani veel kehvemini kui tema. Yeah. Aga kuna ta ise selle ralli sinna Sardiiniasse jättis, siis oma süü läbi katkestas, siis see tegelikult põhiliselt määrab selle hind ära. Kui oleks pühapäeval tegelikult teinud ülihead sõitu, kogu pühapäeva arvestuses ja Power Stage oli isegi või mõelda rahuldav, täitsa okei. Et siis oleks ju tegelikult võiksime hinnata seda, et üks viga pole hullu, aga pühapäeval, kui peab punkte minema korrama, siis ta annab endast kõik. No seda selles mõttes ei tulnud, et pühapäeva arvestuses oli ta siis 5. Ja kaotust oli ikkagi suur, Rovanperale 48,8. Evansil 11,4, kes siis Evans oli 4. Et need vahed olid suured. Nii et see 2K on siis, ma ei tea, saab ta aru Power Stage'i teisele kohale. Et ta üldiselt oli kõige täielik katastroof. Ma ei saanud aru. Kas sulle meeldis see, et punkti katsel, suht lambilt minu meelest seekord otsust, et ei, kuule me neid ralli 2 ja pane siin ette, et tulevad, eks ole, kohe hakkavad ralli 1 tulema. Tule, nii ei tohi. See minu meelest punkti katse võiks ikka aus värk olla, et iga kord ühtemoodi. Mind ta isegi täna, või see Neville oli vist ainus, kes sellele nagu ütles, et ma ei saagi aru, miks nii tehti ja mina ei saa aru. Kui meil on alati on seal 3 seda ralli 2 ees, siis peab olema iga kord 3, mitte nii, et mõni ralli on, mõni kord ei ole ja see seal kuskil startimine või stardikoht tänu sellele punkti katsel tegelikult on ju väga erinev. Ja loomulikult nõus, et
ei olnud ju mingit hilinemist ka, et oleks pidanud kähku mingisuguse muudatuse tegema, et me ei saanudki sellest otsusest aru ja ei oska kommenteerida, et ma olen nõus, et see ralli 2 kolmik peaks selle eest ikkagi tulema. Ja eriti arvestades seda, et tegelikult seal, eks ole, ja jättes, ütleme need, jälle oli punktiralli, eks ole, need vennad panid seal sekundis lõpuni, see Tapra, Rajatanovits, Prokop on ju. No näitena, selles mõttes see ralli 2 teid nüüd täitsa pildilt välja, selles ülekandes, et arusaamatu, aga Itaalia, ei imesta. Takamoto Tatsuta juhtus siis sellised asjad, et rallil ta täis korra üle katuse, tal läks rehv, igast muud jama aga lõpuks oli 7,5 minutilise kaotusega 5 ja pühapäeva arvestuses tal punkte ei tulnud, aga punkti katselt tegelikult võttis üllataval kombel 2 punkti, kuigi suutis seal masinal ka välja suretada ühes aeglasest kurvis, et hoolimata sellest, et 12 punkti MM-sarjas 63 roos, ehk ta on siis Thierry Neuvillis 20 kaudusel. Nii vaadates pole üldse paha. Ega ei ole jah, aga ütleme lõpp-protokollis tulemuseks 5 koht ei ole ka nagu paberi peal vaadates paha, täitsa selline okei, katsuutalik tulemus. Aga sisu sellel tulemusel kahjuks ei olnud. Et ei olnud nädalavahetusel hoogu. Korraks just ma arvan äkki mõne üksiku katse peal, 1-2 katset, kui korraks vist äkki sähvatas midagi. Ja siis oli temal üks ülimalt tobe viga, täielik rookie mistake, ehk siis algaja viga, kui see auto seal üle katuse keerati, et lihtsalt järjekordne Katsuta ralli. Et ma tahaks olla positiivne Katsuta osas, iga ralli ma loodan seda, et ma saan olla, sest ta on äge mees ja äge karakter, aga see kahjuks see graafik on kogu aeg seal allapoole suunatud, see tema karjääri mõttes, et hindeks 3 ja miinusega ka, sest tulemus nagu on, aga sisu sellel tulemusel tegelikult ei olnud. No ma võtan selle miinuse sealt tänalt ära ja jätame ikkagi 3 lihtsalt, et siin läbi tulemine on juba rahuldav asi, et arvestades, kui paljud siin mökerdasid, siis Katsuta, asi seegi. Tule MM-sarjas 7. mees, Adrien Fourmaux, kelle rida siis sellelt rallilt punktide vaates on 0+0+0. Eelmisel Portugalis oli tema rida 0+0+0. Ehk läks see ralli siin, eks ole, läks reedesesse päeva, kui healt kohalt, eks ole, kõigepealt läks rehv ja siis väljasõidud ja kõik need hädad. Aga mis edasin pühapäeval ka midagi olnud, et lubas küll punktikatsel paugutama tulla, aga tegelikult, eks ole, ikkagi jäi ka ühest silmast päris kaugele, et päris teine must nädalavahetus järjest ja kahju mõnes mõttes mehest juba. No temast on mul äärmiselt kahju, sest ma ikkagi Fourmaux'le elan nagu väga kaasa alati, et mulle meeldib ta enesekindlus, ta on tubli, ta ongi näidanud ka kiirust ja Monte hooaja algus oli nagu ülitugev statement kogu sellele rallisatsile ja Hyundai'le, et ma ei ole 3. sõitja, et ma tahan, et meil oleks võrdsed tingus, et ma tahan sõita, pakuti seda, aga edasi see kõik sinna jäi sisuliselt, et ma tahaks jätta ta hindamata üldse, sest tegelikult sõitjana kiiruse mõttes ta on nagu väärt head hinnet, aga see, mis ta eile tegi, oli täielik katastroof, et kui sa juba oma rehvi ära sõidad, et siis nii on, aga kui sealt edasi pannakse veel mingi 2 viga otsa lõpuks see auto ümber keeratakse, siis viisakuse huvides ma jätaks üldse selle hinde vist andmata. Ei, ma paneme 2 ära, et tegelikult olgem ausad, see 4 minutit, kui sa võtad, on ju, tegelikult see 4 minutit, vaatame siin protokolli, 4. koht Evans kaotas üle 5 minuti, et selles mõttes, et oleks Fourmaux külma pead hoidnud, mitte mökerdanud, ta oleks võidelnud 4. koha eest, aga selle asemel on tal 0+0+0, eks ole, et tema ülesanne on ka Evansilt oleks neid punkte ära võtta, eks ole, nüüd Evans sai sinna enam-vähem ilusad punktid, me peame vaatama Fourmaux'ts, et kuule, et sinu ülesanne oli siin lõpuni tulla ja ei suutnud, et tegelikult oli see ralli, kus kõik kaotasid aega nagunii, et see on 2 ikkagi. Ja, nõus. Tegelikult ei olekski olnud vaja siin
võidelda üldse isiklike punktid on üldse täiesti teise või kolmanda järgline asi, mille nimel siin tema puhul oli vaja võidelda. Esmajärjes oligi see tiimipunktid koju tuua, teiseks nagu sa ütlesid, et võiks seal Evans sees lõpetada, et Evans lihtsalt võimalikult vähe punkte saaks. Ja kõik, kellest ta veel rohkem eespool lõpetaks, oleks puhas boonus Oti jaoks. Et täna, ma arvan, või täna, ütleme nüüd Kreekas paari nädala pärast, see ülesanne võikski ainult see olla, et tule lõpuni ja niimoodi, et sa oled Evansist ees ja rohkem ära mitte millegi peale mõtle. Et tegelikult see tunduks selline aus plaan juba. Mõnes mõttes see tundub ikka jabur ka, et tal on, ütleme, 19 punkti vähem kui Katsutal. Mõlemad täis programmi sõitnud ja 19 punkti vähem. Päris valb. 8. mees MM-sarjas on Sami Bajarich, et sellelt rallit tulevad siis 7. koha punktid talle, sest et alustas päeva 5. ta tegi seal mingi ise rumala apsu, sõitis masina üsna sõidetamatuks, et siis tal siin minutilisi kaotusi tuli päris palju, et lõpuks oli parematest ehk Ožesmaast 10.30. Ehk siis selle eest sai ta 6 punkti juurde, nüüd on 31 koos, aga no kui reede lubas, siis ülejäänud oli ikkagi üsna selline kehvavõitu, et selles plaanis eriti, et no seda kiirust ei olnud ja see kindla peale sõit oli ka see, et suutis masina ära lõhtuda, et no eriti totter kombo. Ja, no esimene päev ju oli kiirus väga hea, ja. Teine päev oli ka kiirus olemas. Esimene ring oli vähemalt, kui praegu vaatan, oli see täiesti okei, keskpärane kiirus olemas. Ja tegelikult ühel hetkel ta ju tundus, et tehti see asi ära, et ikkagi Bajari lasi mööda Evansi ja see toimus 11. kiiruskatsel. Ei no ei lastud mööda, see oli see, kus ta ikkagi seda rehvi vahetas. Et ta, oli või? Õigus, sorry. Ta läks see rehv, et sõitis see kõigepealt suurkaotus, sõitis selle tühjeneva rehviga ja siis hakkas seda vahetama ka, et sinna, sealt tuli see topeltkaotuses seda totteral rumbel. Ja. Et tegelikult tolle hetkeni ta püsis ikkagi pool rallit ülikõva 4. koha peal, kusjuures Roomperast 24 sekundit oli taga enne seda rehvi siis. Ja see oligi siis eelviimasel katsel päeva lõpus eile. Et ta tegelikult vedas päris kaugele oma tempoga, tugev sõit oli, aga no tänane siis nii, et ma arvan, et selles mõttes kui me võtame kokku, mis eesmärgid talle sai pandud, et no näita nüüd kiirust ära kulge, siis tegelikult täitis selle ju ära, et ta tõi auto lõpuni ka ja ta näitas ikkagi 3 päevast 2 päeval näitas ikkagi kiirust, head kiirust, et ma ei oskagi seda hinnet panna, et ei tahaks nagu mingit 4 panna, samas ta täitis kõik ootused ära, mis talle sai. Rahuldav, paneme rahuldav, see mõttes on see 3. 4 oleks hea, ma midagi head. Ei tea, ma ütlen, et pigem ta on ikkagi parem kui lihtsalt täitsa rahuldav, et kui ta oleks praegu kulgenud selle lõpuni, siis oleks lihtsalt rahuldav, et tubli, et auto ära teid. Aga tegelikult ta ikkagi näitas väga head kiirust, et minu jaoks on ta natuke ikkagi parem kui rahuldav. 4-, selge. Järgmine mees MM-sarjas Redouan Munster 900 seltrallit siis 0+0+0. Noh, selline suur õnn juhtus Munsteril, et laupäeval, vaatame ainult pühapäevast arvestust, et Roomet Jürgenson sai trahvi 20 sekundit, siis tänu sellele tõusis Munster Jürgensonist mööda pühapäeva arvestuses. Aga miinus on muidugi see, et ühel on ralli 1 auto ja teisel ralli 2 auto, et tegelikult sõitis sama aeglasemalt kui Jürgenson selle ralli läbi sealt teiselt kohalt ja alates laupäevast ta rääkis ainult sellest, et testime. Ja see on meil selles mõttes, et tema kiiruskatse sai, mis oli siis? Teisel katsel sai ralli läbi põhimõtteliselt. Ja, no ma ei oskagi pikka ütta tema kohata, et ta ei vääri, ma arvan, sealt rallit 2 ka. Ei, ta ei vääri 2 ka, see on 1. Saab tugeva 1. Ja see on, peaks olema esisõitja, et ta viimaselt 3 rallilt nüüd võtnud 2 punkti. 3 rallilt 2, no täitsa, see on ikka fopa, aga on. Ja George McErlan, tal on ta siis 0+0+0, 12 punkti ja ma näiteks McErlanile
ma selles mõttes võiks 2 panna, et see vähemalt ta esimesel kiiruskatsel, kui kõik M-spordid sõitsid, oli kõige kiirem. Nii kaua kuni 1,5 kiiruskatset, mille nad sõitsid, siis McDurlan oli kõige kiirem M-sport ja noorele poisile võib-olla annab andeks. Munster on siin 1 mees, siis mina talle võin 2 anda küll. Ja pluss ta on ägedad lõpuintegrat ka, et võttes kohe ära, ma ei viitsi sellest teepuhastamist rääkida, et võt see sellist lähenemist, et ainult see aktsent, no see õudne, ma ei saa ikka aru. Ma olen nii kehva inglise keelega, ma ei saa pooltest lausetest aru veel. Ja anname talle 2 ja juba sellest ka, et ta ikkagi näitas nii kaua, kui ta sõitis, seda ei olnud küll palju, aga ta näitas ikkagi mingit arengut ka, et uus ralli ja ikkagi oli nagu mingit tempot, noh, kuigi palju oli seda tempot, ütleme siis võrdleme siis M-sportide vahel, et ei olnud selgelt nagu kõik aeglasem sealt, et oli ikkagi midagi seal oli, aga sinna see jäi, nii et kuigi anname siis 2, jah. Ja isand Martin Sesks, kui nad on sinu sõber, sina ei tohi panna hinnet, siis ma panen ise, see on 1, sai sõita 20 kilomeetrit, et see on paha lugu, see on ikka... Võin anda ka, võin julgelt 1 anda, et siin ei ole pikka juttu ei ole. Et, täiesti kohutav ralli ja täielik raha maha viskamine ja õudne lugu, kui teistel on raha, siis tema otsib seda, riisub Rehalo kokku kuskilt puude alt, ma ei tea, kus ta leiab seda üldse, et arusaadav autosport, kõike juhtub, aga nii ei tohiks. Ma olen elus 1 korra teisel kiiruskatsel katkestanud ja ma võin öelda, et see nagu sai väga suureks määravaks otsuseks, miks ma üldse ralli sõitmise ära lõpetasin, et see oli liiga valus ja see oli liiga valus rahakotile, et no väga-väga halb maiki tegelikult suhu sellest, et ta küll ise tundub, et vähemalt sotsiaalmeedia vahendusel, et ei olnud nagu midagi hullu ja davai, let's go, paneme edasi, siis tegelikult on juba sõidetud tal see hooaeg 3 rallit, millest Rootsis sai 8 punkti, Portugal, Sardiinia 0 ja tal on järgi veel 3 rallit, et millest siis on Kreeka, Eesti, Soome ja ma pean ütlema, et ta on küll kiirete rallide mees, aga ta tegelikult ei ole ikkagi liiga palju usku ei ole temasse kui näiteks Soome teedel. Jah. Nii, et see hooaeg saab tal ikka väga keeruline kokkuvõttes olema. Ja nüüd me teeme, et võtame Tortura ralli 2, seal võitis Solberg, teine Trjasin, 3. Tapra, Roomet Jürgenson siis 7. Virves 900, et see ralli katsjut teha, siis teeme sellised katse, et vaatame, äkki Kaspar Ruus võtab telefoni vastu nüüd, äkki ta on jutud ära teinud, kui ei võta, siis ei võta, et selline live katsetus, nagu mulle meeldivad teha, et energia selline põlve otsast tehtud vaib oleks sees. Aga mis kohe meie võime nii kaua rääkida, vaadates, kas Kaspar Ruus, no nii, tere Kaspar. Ei, veel ei luba. Et mis see peamine on, Jürgenson oli täna väga kiire, mis oli selles mõttes... tänased need kohad seal ralli 2, et ta pani sinna neljanda koha aegu, mis on täitsa müstika ju. No täiesti müstika, ma pidin nagu hommikul ikkagi mitu korda neid tulemusi refreshima ja et aru saada, et kas ikka kõik on nii nagu peab olema. Et nii, oota, no nii, Kaspar Ruus. No nii, Kaspar Ruus, kas sa kuuled meid? Jaa, kuulen küll, kas mind on kuulda? Nüüd on sind kuulda, jah. Okei, te kõik telefoni otsas. Me rääkisime just Jürgensonist siin, et me laseme Roland Poomil lause ära lõpetada mõtte ja siis me räägime kohe Kaspar Ruus sinule ka. Nii, Poom, palun. Ja, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et Roometi poolt ma arvan eluralli, et ma olen päris veendunud, et ta ei osanud ka ise arvata, et ta sellist kiirust suudab näidata. Ja auto kindlalt peale lõpuni väga head tempot läbi siis nii-öelda reede laupäev ja pühapäeval veel selline päev otsa, et see oli selline nagu nii-öelda eksami edukalt sooritatud tulemus, et siin veel sellist tempot näidata, et igal juhul minu poolt au ja kiitus talle, et üli tugev. Kaspar Ruus, võta sina ka siis, sina oled võib-olla paslik mees siin eestlaste rallit kokku võtma seal näinud ka. Virvesega tegid videointernet ka, et saan aru, et Virvesele öelda, et sinu ainus eesmärk on põhimõtteliselt ta pidi tegema Sami Bajarit ehk lihtsalt iga hinna eest ükskõik mis kohal lihtsalt läbi tulema ja tuli siis läbi nii, et oli ikkagi päris aedlane, et Jürgensoni taga.
Jaa, nii on, ma siin just kõnnin tagasi siia meediaparki või sinna meediakeskusesse ja just rääkisin kõigi eestlastega, et jah, Virves tänase kohta ütles, et midagi lisada ei ole, et nii on nagu on. Ja no eks tal oli üks väga raske nädalavahetus just nagu nii-öelda vaimselt seda asja läbi teha, aga nagu ta ütles, et see hooaja algusega ise selle olukorra tekitas, et midagi teha ei ole. Ja loodab, et Kreekas äkki nüüd päris nii ei pea. Aga miks see tiim andis sellise? Mis annab tiimile see, et ta tuleb Rally Cups arvestuses 9. kohal? Et tema ees on mitu Škodat ei ole, ma saan aru, et Jürgensonile öelda, et see on ainult sport põhimõtteliselt kohal, et tule siis läbi ka, et saame sinna EWRC-sse Fordi logo, eks ole, ruhud, aga miks see tiim nii otsustas, kas sa said aru või kas ta selgitas sulle? Ma nii palju sain aru, et oluline on ka tiimi jaoks ikkagi ka lõpule tulekud, eriti peale paari sükest rallit, nagu nad olid. Et jah, lihtsalt nii oligi, et saaks ikkagi kirja, et on finišis ja auto jõu lõpuni ja midagi sellist. Okei. Mis isand Roomet Jürgenson sulle siis täna, kuidas ta oma ralli kokku võttis? No Jürgenson oli väga rahul. Ta oli huvitav see, et ma vaatasin, ta lõpetas 5. Ta parandas intervjuus, et ta ei lõpetas 6. Pärast vaatasin üle, et lõpetas ikkagi 5. Tuli välja, et seal üks soomlane oli saanud veel rohkem trahvi, kui tema sai seal lõpuks 20 sekundit. Mis tal juhtus? Tal oli käiguposti vahetus enne viimast aastat, ehk siis nad paar minutit hilinesid, said 17 minutiga tehtud asja. Okay. Aga seal siis nad arvasid, et nad langesid 6. Aga kuna üks soomlastest sai omakorda 30 sekki trahvi, mille eest seda ma ei tea, siis tema langes selja taha, et nad jäid 5. Aga ei, kokkuvõtte väga rahul oli ja väga et ühtepidi oli nagu hea kiirust, samas nad ei surunud ka ju nagu täiesti lolliks. Et igatepidi oli see väga tugev, ütleme, etteaste tema tasemest. Et jah, see võib-olla on põhisõnum ja siis uurisin ka, rääkisin kardilugeja Siimaega ka ja et see punkti katse oli ülikäänuline, et sa räägid, et nii-öelda justkui 1000 kurvi on, et sama, et see on üks keerulisem katseid, mida üldse nad see nii teha on saanud just selle legendi mõttes, et nii palju on muutus ja tõka ühte, teist ja kolmandat kõik, et see on see, mis praegu siin jooksu pealt meelde tuleb. Jah, ma lihtsalt fikseerin, et Rally 2 autodes siis 7 ikkagi Jürgenson, aga sai 5. koha punktit, kuna Solbergil Grjazinil punkti ralli. Muidu me räägime kõik siin väga erinevatest. Ja VRC2, jah. Et 5. koha punktit sai siis Jürgenson. Mina rääkisin puhtalt mina nii-öelda punkti arvestust vaadata. Ja sind ei huvita sellise ralli võidab, vaid punktid ainult. Ja kuidas tänad üldse oli? Ma vaatasin, kui ta seal teie ees käis seal lõunal või millalgi, siis ta oli okei, aga seal Junde pani oma sotsmeediasse video, kus see tänat oli seal, just see peale 3. katset vist, mitte siis päris õhtul, ta oli päris läbi, nagu ma polegi nii väsinud ja kurnatud Otti võib-olla näinudki kunagi, et ta vist niitis korralikult kogu see Sardiini. Niitis, siin on kõik läbi, siin osadega, alguses ütlesid M-spordimehed siin Munsteriga intervjuud tehtigi niimoodi, et Munster istus maas ja kõik istusid maas ja kuulasid, et ei, siin on mehed läbi. Täna oli veel ekstra 33, nagu ka eile lubas, nii täna on. Aga mis Tänak rääkis, et võtsid nii-öelda praeguses olukorras nagu hetkel maksimumi, et kui Portugalis läks roolivõimu taha võit, siis see kord praegu nagu oligi selline, et Toyota ja Chevy on tugevad ja nii praegu on, et said nii palju kätte, kui praegu nad ise tundsid, et siit Sardiinias saada oli. Võta siis ka enda muljed kokku, mis sa sellele kogu Sardiinia rallile tervikuna sellise elamuskogemusena, et pane siis koolipoisi inne, et 5 väga hea, 4 hea, et võta see ralli ükskõik, mis põhjusel või mis vaatest kokku ja anna hinne kah. Võib-olla nii eraelulised suured sündmused või sportlikult, et vali ise. Anname siuke 4+ või, et ralli mõttes, ralli oli huvitav, raamat oli isegi veel punktikatsel jälle, nagu eelmine aasta, aga võib-olla need vahed läksid tagapool natuke liiga suureks, et selle võrra oli igav isiklikust nii-öelda töökogemusvaatest
muidu on nagu teoorias okei, aga tüüpiline, ei midagi ajakirjanikest väga siin ei olitseta. Vett saab, sooja vett saab siin, aga midagi rohkem, et seda energiat hoida väga ei ole. Ja siin natuke on ka selle korraldusega nipet-näpet. Vaatad õhtul meediatsoonis ralli kahtusid ja nad peavad tulema sinna kindlasse kohta ja kuigi seal kindlas kohas on ruumi selle meediatsooni ees parkida, siis millegi pärast korraldajad lasevad neil 30 minutit passida teisel pool teed. Ehk siis kõik on siukses lollis olekus õhtul, kus passid lihtsalt 30 minutit ja ootad, millal inimene saab sõita autoga 20 meetrit. Kuigi selle jaoks ei ole siin nähtavalt ühtegi takistust seda varem teha. Et siin jah, siukest nii-öelda ligadi-logadi asja on ka. No, Adras on Itaalia, selles mõttes isegi hästi. Et kuule, see on Itaalia, Manjana. Manjana, ja sa pead jääma Hispaania keel. Aga no, et vähemalt ralli sai tehtud, et juba isegi hästi on Itaalia rohta, et olge pausad. Ja siis kuna sa meie luus Jaan Martinson hetkel siis, et ja kulinaaria elamus, mis see tipp oli, et võtta siis 5 päeva, 4 päeva suurim selline toiduelamus kordu. No ma loodan täna veel leida. Äkki täna saab veel kõige suurem, aga ma ei tea. Tiramisu, ütleme siis niimoodi. Jääme magusa peale, ütleme, et tiramisu oli. No loe näha, Müranaru Tartust ainult magusa saadat sööks. Aga saan aru, et kuidas siis seekord panid, millal see tagasi lend tuleb, ma eeldan, et järgmise nädala neljapäeval äkki varem ei saanud, nii et teed seda head skeemitamist. Juulis näeme. Juulis näeme. Ei, seekord on täitsa okei. Homme päeval minema jõuab õhtul veel niimoodi tagasi, et jõuab homme õhtul juba Eesti-Norra mängul kohal olla jalkad ja nii et selles mõttes on täitsa okei. Siin on nüüd vaja veel, nagu ikka lõpus sport vaja siin viimased lood ära teha ja siis juba ongi vaikselt minek. Nii et nii ta siin praegu läheb. Okay. No selge, said Eesti meeste mõtted siia väga hästi sobivalt siia lõppu ära tuua. Aga eks ma lõpetan sulle hetkel siis kõne ära ja eks siis kuulejad saavad lugeda sinu säravaid mõtteid meil Delfi spordist, eks ole. Ja, teeme nii. Tšau. Tšau. No nii, Roland Poom, kas sa kuuled veel mind? Jaa, kuulen. Kas see juhtus jälle nii, et sa Rasparuusi vastused ei kuulnud ja kuulsid ainult minu juttu vahepeal, või? Ja ma kuulsin kahjuks ainult monoloogi, aga ei väga kera monoloog oli selle. No võt, aga eda meil selle ralli, võta sa siis ka kokku selline ühe lause, kui meeldejääv see Sardiinia ralli siis sel korral oli, et nagu mingid võib-olla need teed mingil määral on võib-olla natuke liiga karmid või? Et need vahed võiks olla tsippa väiksemad, et kuidagi väga laperdav on see asi kuidagi oli sel aastal ja tegelikult eelnevatel aastatel on ka, et just kui see esikoha heitlus on äge ja siis tuleb mingi 2 minutit on järgmine, et kuidas sulle meeldib? Tead, ma ei tea, mulle Sardiinia lihtsalt endale nii väga meeldib, et minu jaoks ei ole seal midagi mis võiks teistmoodi olla tegelikult, et see on raske ralli, aga siis ongi vaja vastav sõidukiirus või vastavalt oma oskustele leida, et tegelikult kui 2 maailmameistrit ees suudavad sõita, siis see tähendab, et kõik on tehtav. Lihtsalt tuleb leida see paras autot hoidev ja samas maksimaalne kiirus, et see on juba iga sõit enda teha ja kui seda teha ei suuda, siis võta gramm hoogu maha, et tuua see auto lõpuni. No ajavahed, ma arvan, et ei ole nagu märgilise tähtsusega igal rallil, et kui meil on kalendris ikkagi, ma ütlen täiesti puusalt mingi numbri 8 rallit, kus sõidetakse kiiruse peale, mitte nii-öelda vastupidavuse peale. Et siis, kui meil on selline 3-4 rallit, kus peab ikkagi natuke pead ka kasutama, siis ei ole nagu mingi traagika minu meelest, et Sardiinia igal juhul on ülimalt lahe ralli ja minu meelest võiks ta sellisel kujul ikkagi täpselt edasi olla ka. Ja tegelikult edasi meil suurt puhkust ei olegi, et juba 26. juunil hakkab meil ajaloo 69. Atropolise ralli. Sealgi siis kohal kõik samad sõitjad, et siis Fordiga on nii Martins Sess kui ka Jordan Zerteridis kohal ja Hyundaid on nagunii need Hyundaid ja Toyotad on ka 5, et see M-spordil on kõige suurem see tõestamise asja, et näidata, et suudavad ka rohkem kui 2 kiiruskatset sõita.
Ja vaata loll olukord M-spordil, et nagu noored poisid tahaks tempot näidata, aga nagu mida see näitab, kui sa ei jõua nagu teisest katsest kaugemalegi, et siis kõigepealt peaks nagu saama selle stabiilsuse kätte, on ju. Et mulle alati Vello Unp õpetas, et et üle oma, ma ei hakka siin ropendama, et see oli selline vähe vulgaarset väljend või näide, aga no ütleme, et üle oma varju ei hüppa, on ju. Et kuskilt tuleb alustada ja ühel hetkel lihtsalt on see hetk käes, kui on normaalne stabiilsus olemas ja kogemus teedelt, et siis saab kiirust tõstma hakata, mitte vastupidi, et nii see on, et lihtsalt see sport on selline, mis võtab aega. Aga ma saan aru, et kõigil on vaja kohe näitama hakata, sest ega see koht seal maksab maru palju raha ja natuke peab nagu tõestama ka, et sa oled seda väärt. Et keeruline olukord igal juhul noortel seal on. Jah, ja taas on kohal kokku 3 eestlast. Ralli 2 ei ole seekord Jürgensoni, vaid on Virves ja Linnamäe. Põnev seegi. Ja junior WRC etapp on ka, nagu me lugesime, siis härra meie Joosep Ralf Nõrene otsustas, et ikkagi seda junioride MM-tiitlit või junioride sarja ei pane. Ma kuulen sest esimest korda. Mis ta siis sõidab? Sõidab erinevaid väiksemaid rallisid, et kellele see maksumüüri täna sa ei näe, kellele see Kaspar Ruus neid ludusid kirjutab või mitte sulle, et ma ei maksa Delfi eest, et ei anna mulle tasuta. No võt ongi, ma muidu räägiks sulle, mis ta ütles, aga põhimõtteliselt ei ütle sulle okay. Et ei noh ta... ma ei võta isiklikult seda. Jah, et igast, mis ta ütles, et sõidab väiksemaid rallisid, et sama raha eest, et ja hakkavad nüüd rohkem asfaldi kogemusi ka koguma, et ei oleks ainult kruusal see kätt-soojas hoidnud meesta. Vot, aga noh, kahju. Mõnes meil selles mõttes ka, mida rohkem meesta, seda rohkem ikkagi jälgida. Junior WRC, vaata, kui on oma poiss kohal, siis ikka vaatad, et kuidas Mille Johansson ja Kerem Gazasse ja Ali Türkan seal uhavad, aga kui oma meist ei ole, siis jätab nagu tegelikult olgem ausad veidi külmaks või mis? Võib-olla hea point on selles mõttes, et kui võeti otsus vastu, et meid ei huvita lõpuks see juniori tiitel, et ma ei tea, nüüd on 2 asja, et kas nad sõidavad järgmine aasta juniorit või switchitakse Rally 2 peale ümber, et kui see toimub siis Switch Rally 2 peale ümber, siis ei olegi mõtet seda juniorit edasi sõita. Kui nüüd on ikkagi plaan jätkata järgmine aasta junior WRC-ga, siis ikkagi oleks olnud tark see hooaeg lõpuni sõita, et need rallide pealt ikkagi kogemust koguda. Aga mulle tundub, et see võib-olla tähendab lihtsalt ka mingisugust muudatust siis klassis, kus sõitma hakatakse tuleviku mõttes lähitulevikus. Loodab Rally Estonial olla Rally 2, kui eelarve lubab, et eks näis, et võib-olla õnnestub. Et igas sellised jutud ja enam muud just rohkem põnevat ei olegi, et Preeka on alati kuidagi selline eestlaste ralli olnud, eks ole, ajalooliselt justkui, et miski pärast, kuigi ikka on, et see loodame siis seal parimat. Ega see vist ongi kõik, et saigi vist selle nädalavahetuse sinna ropsti kokku võetud, et see reed oli päris pöörane, edasi oli natuke rahulikum, et selline saabki nagu puhkama ära, eks ole. Ja, ma lähen teen nüüd rattasõidu ära ja siis lähen ka puhkama. Räägi siis, miks sa, teeme siia lõppu sellise möla minuti, miks sa rattaga sõidad, mis su see eesmärk on, et võib-olla kõik kuulejad pole kursis, mis seisus sa... Ühesõnaga eelmine suvi sai loll otsus vastu võetud, et Ironmanile tuleks minna. Kas see oli selline kaalutletud otsus või see oli kuskil selline, ma ei tea, jaanipäeval kuskil laua taga, et ma lähen teen ära? ma purjus ei olnud ja kaalutletud ka lihtsalt nagu tundus lahe asi, et minu maksimaalne distants, mis ma varasemalt siis jooksnud oli umbes 10 kilomeetrit ja elus maanteerattaga sõitnud ka pold ja krooni liigutused olid viimati 7. klassis tehtud basseinis, et suht nagu, mis suht täiesti nullist, et siis tundus selline huvitav väljakutse, et kas nagu on võimalik või ei ole, et nii ta on, et tuleb trenni teha ja esimene võistlus on siis 27. juuni, on Valgas, siis on juuli lõpus ka kuskil Otepääl ja siis ongi augusti lõpp on Ironman. Paned seda täispikki, me jutt on siis sellest ikkagi täispikk. Õnneks mitte 70.3 käib ikka, et täispikk, siis see tead, ma ei tea. Mul ei ole, muidu ma teeksin, aga mul ei ole sellist aega, et seda treeningmahtu täis teha, et mul on selle pooliku treeningkavaga juba nagu keeruline, et see tahab maru palju aega. See on hea, ma muidu teeks ka triatloni, sa võid läbi pole aega.
pole aega lihtsalt, et see on hea vabandus. Ma arvan, et kõik on võimelised tegema, ei ole midagi erilist. No et siis täna mitmene kilomeetrine rattaring plaanis on? Täna tuleb pikk vist, täna teeme 90. Kus sa paned, siis sõidad Ratverest Käsmu ja tagasi? Kusjuures eelmine kord tegingi niimoodi, et Käsmu ja tagasi ja see tulebki täpselt umbes 90 ja paar kilomeetrit peale. No vaata, mees on tunda, mul on natuke Lääne-Viru juuri, vaata, tean neid asju, vaata. Ja. Ei, aga täna me tiirutan vist kuskil siin Tapa ja seal kandis kuskil seal ümber. No vaat, selge, mine siis käiga Lasilast läbi, loomulikult seal on, Lasilas on vana Aida mingi asi, see on minu vana isa projekteeritud. Let's go! See on lihtne leida, et seal on ainult üks maja vist ongi, et leian üles. Jah, aga okei, selline mölanurk asi lõppu. Et see mulle meeldib, et mulle meeldib alustada asjalikult ja lõpetada mölaga, see on minu selline vana hea saate lähenemine. Sellepärast sa mingi lemmik oled? Ei ole. Tule, anna tavaiks! Oli tore ralli, loodame, et Reika siis, võits ju lõpuks see Hyundai ühe ralli ära võita vahelduseks, et nagu hetkel 6-0 Hyundail natuke hakkab nutraks minema ses plaanis, et loodetavasti nüüd on Tänaku või Neville'i või Fourmeau kord. Ega muid soove ei ole. Loodame ja loodame nii kaua, kuni see juhtub. Ja mina siis lähen Maximasse ostma drilliasju ja kuuleme siis taas 2 nädala pärast. Ütle kuulijatele nägemist ja panen grilli. Nägemist. Ikka grill, ikka hea hind. Ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. Kuues käik.